tere tulemast, olemegi jõudnud otsapidi Antslasse. Täna hommikul alustasime Elvast, keskpäeval olime Võrus ja õhtu lõpetuseks oleme Antslas. Peab tunnistama, et polegi siin käinud ja esmamulje on tõesti mõnus, värske õhk, palju loodust ja rahulik elu. Nagu mitte midagi sega, mitte midagi koorma üle, nii et ma olen juba valmis siin uudistama ja täna söö veedame ka operaatoriga Antslas, nii et küll meil tegevusi jagub. Tere tulemast Antsla või Antslasse. Ise otsustad. Antsla pindala on 2,86 ruutkilomeetrit. Antsla linnas elab umbes 1300 inimest. Antsla on Valga, Otepää ja Võru linna kolmnurga keskpunktiks, kus igasse linna on umbes 35 kilomeetrit. Antslas asub Näsmõisa paisjärv, mida läbib Lambahanna oja. Antslas on laululava, raudteejaam, gümnaasium, muusikakool, kultuurikeskus, tervisekeskus ja üks kubi. Antslas peetakse igal aastal Haukalaata. Antsla tuntumad inimesed on näiteks Andrus Värnik, Vilja Toomast, Jaan Villem Sibul ja Joel Luhamets. Head vaatamist. Pärast pikka päeva, see Antsla on täpselt see, mida meil praegu on vaja. Näed siin kohti ääres kõnnid, nii, Tare kauplus kohe meie ees. Seal nägid koopi ka, aga näge, siin on ukse peal koop. Ega ma ei teagi nüüd, mis see tähendab. Kas omab juba koop seda kohta? Ei, ju siis koop omab, aga lihtsalt kunagi oli see Tare. Ja näe, sest seda ei saa väga hästi maha võtta. Kiirtoit on siin olemas, kohv, tee, hamburger. Siin on ikkagi asi käib tegelikult nagu näha. Aga praegu me ei hakka sisse minema. Õhtusöögi võtame sinna külaliste majja ja meil on seal hommikusöök olemas, nii et praegu toiduga on okei. Küll me varsti vaatame. Aga ega see, ma ei teagi nüüd, kuidas me Antslale pöördume. Antsla küla, Antsla Alevik vist pigem. Linda ju päris ei ole. Või nüüd solvasime Antsla rahvas, sorry minu viga. Teagi, siin on 1000 inimest, aga lõpuks ütleme niimoodi, kui kohalik ütleb linn muu pärast... Ja ei, pehasid ei võtaks niimoodi südamesse. Mina ei mõtle halvaga ühtegi. Mina olen pärit maalt, minu koha kohta võib öelda Ahja küla, Ahja Alevik, Ahja... Mis on ka pood? Nii, Vesiroos, ma arvaks, et lillepood. Aga vaata, kui... aga mõtle, kui ägedad nimed juba ei. Tare ja Vesiroos, ei mulle meeldib. Aga... et siin on mitu poodi, siin näitab tegelikult elu käib ju. Lillepood on, suur koop oli ja ratturid tuleb tagant. Et mitu poodi, mitmeid poode. Järelikult ju jõu. Noh, kohalikud sõbrad juba pärast lähme käime ujumas nendega, teeme võrku. Aga mu mõte läks jälle kaduma. Aga mõte oli see, et kui on juba lillepood, on mingi teine kauplus, kolmas kauplus, siis tegelikult ju nõudlust on. Pole pankrotti läinud, järelikult inimesi on piisavalt ja see on alati tore. Ja leiame väga hea koha tegelikult praegu, sest siin on suunaviidad igale poole. Ja kõik asjad jäävad sinna vasakule kätte, et seal saab vist Antsla juba läbi. Aga ma loen juba kaugelt Antsla muusikakool, Antsla kultuuri- ja spordikeskus, Antsla gümnaasium, Antsla tervisekeskus, kõik olemas. Tehtud. Ja tore, kõik ongi, ja ametlikult linn. Kõik olemas, super. Lähmegi sinna poole. Mina ütleks selle kohta, see on linn. See on linn juba. 300 meetrit kõik sinnapoole, mulle meeldib, kompaktne, väga hea. Ma arvan, et sinnapoole polegi vist väga asja mul. Kuigi mingi maja, mingi püstidega maja, vaata, torudega maja jääb sinna. Tundub nagu, aga ei näita, ju siis ei ole tähtis. Nüüd pärast keegi kirjutab videole, et see oli kõige tähtsam hoone Antslas. Mis veel kohe silma jäi või isegi ninna jäi nii-öelda, et hästi puhas õhk on kuidagi. Tunned, et on värske õhu. Selline üledoos juba võib-olla vaikselt on. Et väga mõnsa. Aga nii, tervisekeskus on siin. Korista juba töötab, siin päev hakkab õhtusse saama. Aga näha, et uus hoone, korralik kujundus. Selline silmupaistev veidi, oranžikas. Väga mõnus. Kohalik kultuurimaja on üles leitud, selgelt näha. 10 kilovatti ja 0,4 jatla. Aga kultuurimaja, keegi on võib-olla väikest vimkat teinud siin. Aga see mulle meeldibki. Minu arust väiksemates kohtades ongi selliseid naljakaid leida või rohkem leida. Nii et pange aga edasi. Aga nii. Poisid mängivad kossu, tore näha, et on võimaldatud midagi. Ja siin kell on 19.15, leppisid kokku ja loobivad. Et võimalus on täitsa loodud. Jõudsime siia nii-öelda väiksele ringrajale, kus on tiik. Seal on laste mänguväljak ja sealt piilub siis kooliga tagant välja mingid inimesed asjatsid seal suuret logo näha. Et tegelikult koolimaja tundub üsna suur, ta on nagu 2 toonest vist koosnev. Ei usu, et võimlen, kui seal on tervisekeskus olemas. Aga seal mingid inimesed asjatsid veel väljas, nii et ega töö peab ole läbi. See on 3. plokk ka. 3. plokk ka isegi, 3 nagu koosneks. Ja siis on võib-olla kõik. Ikka päris suur kool ütleks sellise koha kohta äkki. Aga näe ilusti turvalisuse peale mõeldud, teed ökkised nii-öelda aeglustusel. Kõik on paigas.
bussipeatus, millel pole nime, sest kõik kohalikud teavad, mis bussipeatus on. Nii, ega see väga informatiivne pole. Üks buss 746, Võru, Urvaste, Antsla, Varstu, Rõuge ja Võru. Koolipäevad. Koolilapsed peale. Pealt. Need võib ikka täiesti 2 eri maja alla tegelikult. Võib-olla me oleme väga valesti aru saanud. Ma arvan, et siia võib sisse minna. Me ei tee paha. No, siin on ikka väga ägedalt alles hoitud seda kujunduselemente, sambad. Ja see on väga tuntud ka paljudes väikekohtades minu arust. Meil ehitati ka sellised. Eesti lipp ilusti lehvib. Antsla gümnaasium 1945. Nagu on vist ühendatud, aga vaata, mis kasvuhoone seal on. Selline chillimisala, väga mõnus. No, tervitab. Kooli kell käima ja annab minna. Aga väga nagu palju hooneid siin ma tahaks öelda. See tundub vähe uuem veel isegi. Juurde ehitis. Noh, väike tiigike ka käib asja juurde. Saab siin uisutada talvel. Piru ette. Jah. Koolimaja. See on jah mingi ikka juurde ehitis, ütleks nagu. See näha, et uuem värk nagu. Äkki on mingi kõrvalistel isikutel. Aha. See meie sisse roni. Jäime lõksu, ei jäänud. Väikese kohaga on ikka see hea, et kõik on nii kompaktselt koos. Me ei pea üldse kaugel minema. Saame kogu linnadele näidata korraga. Antsla üksik kompanii. Nüüd ma jään täiesti vastuse võlgu. Mul pole õrna aimu, mis ta võib olla. Kaitseliiduga äkki see? No kindlasti. Aga näeb jällegi väga šef välja, et ta on siin koolimaja vastas jälle vaata. Kindlasti saab see riigikaitset, riigiõpetust anda lastele. Tore. No mida see ikka kaitset, kui mitte laps? Kõige väärtuslikum vara meil Eestis. Või siis hoopis põlevkivi. Mis ta on nagu lisand seal vaata. Mingi teistest välja ehitatud aknad. See on mingi bossmani. See on bossi kabinet. Sinna peab iga kuu üüri viima. Ta tundub nagu jah, siin katuse korter, mis on keset korterit. Tundub nagu oleks lisa ehitatud lihtsalt. Kortermaja äkki? Ja. Siin on nagu taas kortermajad. Tegime väikse tiiru lihtsalt koolile ümber, kooli õuele. Tegelikult on ju mõnus siin õues ka ruumi taielda. Ja nüüd olemegi ringiga tagasi siin kõige kuulsamas kultuurimajas Antslas. Operaator tegelikult ütles, et mööbli poolest on võib-olla Antsla tuntud kõige rohkem ja nagu näha, meesi valetanud. Siin on juba näha pehme ja poolpehme mööbli restaureerimine aine. OÜ ole just olemas, ma ütleks matik ja avatud täitsa ilusti. Nii et ma arvan, et neid kohti on veel siin Antslas või siis vähemalt varem võis veel rohkem neid olla. Nii, istume siin Antsla pingi peal, võib-olla saate aru, et meeleolu on veidi muutunud. Operaator tegi mõned droonikaadrid ja siis segasime kohalikke elanikke. Ja siis tuldi siia ja kahjuks piirus sellega see asi, et operaatori kaamera kukkus maha. Õnneks midagi väga hullu ei juhtunud, aga point oli nüüd selles, et 1,5 tundi umbes läks meil siin vaidluseks. Õnneks läksime asjad selgeks, mõistsime lõpuks 11. Aga kahju on sellest, et me raiskasime väärtuslikku aega siin Antslas ringi uurimise aega nii-öelda. Lõid juba plaanid tehtud. Kõnnime siin Antslas. Võib-olla te mõtlete, et miks mikrofoni muutus on, et miks järsku enam siin lipsukat pole mul. Sellele saate vastuse video lõpus, kindlasti vaadake video lõpuni, siis tulevad võib-olla veel rohkem vastuseid ja nii palju küsimusi õhku. Aga siin Antslas oleme sellise künka otsas. Linnud korralikult kraaksuvad või siis mõned laulavad. Ja suunaga oleme siis praegu poe poole, kus siis 2 kohalikku poissi soovitsid meil rõugeburgerit ja selle sama tareburgerit. Et kõht on päris tühi juba ja me peame sinna enne öömaja minekut tahaks kõhu täis süüa, sellepärast et seal on meil sees ainult praegu hommikus. Et vaatame ka edasi. 9. klassi poisid rataste peal saime veidi jutule, nendel homme mingi bändi teevad ja homme mingi väike minikontsert kooli ees. Ehk siis asjalikud poisid, 5 teevad bändi, 2 poissi siin ja oli tore. Küsisime soovitusi, nad ütlesid, et käivad ujumas seal kuskil 3 kilomeetrit siit. Enam nii hilja ei hakka sinna minema. Ja kuna kool on siin gümnaasium, siis tegelikult on tore näha, et vald ja Antsla linn hoolib ikkagi õpilastest, et ju tegevusi on antud ja lubatud. Väljakuid on, ruumi on siin ringi lõbutseda. Nii et väga tore vaatepilt. Nagu oleks tagasi burgeri saagaga, aga 2 tare hamburgerit, muud ei olnud praegu, hot dog oli ka, aga ma hakkan seda võtma. Hamburger on ikkagi meie teema.
maksis 2.20 ja väga tore, seal teenindas samal ajal kliente, samal ajal tegi burgerit ja mis seal tegelikult seina peal oli huvitav oli, et Antsla tarbijaühistus on mis selle poega ikkagi seotud ja alates näiteks 1. juunist nad duubeldavad lojaalsusprogrammi ehk siis inimesed, kes said tavaliselt soodust iga ostu pealt mingi ühekordse summa, duubeldati see, et omaette äri käib siin, mis on tore, et hoitakse üleval. Aga ega siin pikemalt ei olegi, mõtlen siit ühe ampsu, mis juba meeldib, on kaste on õige burgerikaste, pihv ilusti vahel, lisas seal hapukurki, juba voolab ja lägaburgerit on suvel parem süüa, kui te veel ei teadnud. Voila parem. Ja nüüd liigume siis ööbimiskohta. Ja, me ostan veel poest mingid asjad ja siis liigume juba ööbimiskohta. Nii, me oleme nüüd Veski pubi külaliste majas. Päev on olnud pikk, alustasime, ilusti kaarti peal kõik kohad olemas. Alustasime Elvast, käisime Võrus ja nüüd oleme lõpuks Antslas ja maabusime siia Veski külaliste majja. Nagu ikka, esmalt ühed õlled, väike lonks, väike nauding. Aga väga rahul valikuga, sest jalad on tegelikult juba väsinud. Kell ütles siin umbes 30 000 sammu on tehtud sinna kanti. Ja mis jääb kohe siin silma, mõnus, hubane. Ei ole mingit sellist tunnet, et sa pole tere tulnud. Kohe tuldi siia, omanik tuli rääkima, davai, tulge siia. Ma arvasin, et ei tule, me tulime nii hilja, tulime siin 9. Juba kartsi, et keegi tegi broneeringu, ei tule. Jõudsime natuke hilja, aga oleme kohal ja mingid probleemi on. Et isegi see, et me hommikul lähme varem ära, kui hommikusööki tegelikult serveeritakse välja. Ma viskan teile kokku midagi. Vot sellist vastuvõttu või sellist viisakust ja sellist käitumisse maneeringut, vot sellised asjad on nii teretulnud. Ja kui inimesed tulevad Lõuna-Eestisse, ma tahakski loota, et kõik inimesed võtavad niimoodi toredalt vastu. Sest selline mulje jääb igavesti, ma ütlen, kui ma nüüd külastan või keegi tuttavast külastab Lõuna-Eestit, ma oskan soovitada. Veski külaliste maja. Siin on 6 numbrituba olemas ja täiesti mõnus. Saad paarist õlli tellida, saame telekat vaadata taga ja meie saame luksus kasutada siin. Tänane meie luksus on pesus käimine, me saame lõpuks pessu minna. Päevad sigistanud, samas värk seljas 3 videot mõtlete ja tegelikult samal päeval filmitud. Ja ainult kiidusõnad praegu, ainult kiidusõnad. Ma arvan, et siin me tõmbame veel 2-3 melli, me kõik ei hakka filmima. Igatahes rihm peeneks ja naudime. Nii, oleme siin hotelli toas lõpuks, külaliste maja toas. Ütleme ausalt, peremehega sai veidi võib-olla palju öeldud, ei tegelikult, meelol on veel jaa, veidi svipsis olla, aga peremees Rene väga laheda jutuga, ma arvan, no kurat, poolist tundi jutustanud ja õlli läpsnud aine. Ma arvan, 2,5. No 2,5, siin ei pannud tähelegi. Siin veel mingid külased ööbivad, Rootsist teevad ehitust, eluvennad, nendega lähme jutustame ka veel. Aga see külaliste maja siin, Veski külaliste maja, vapustav, siin saab sauna, kõike aine. Ja selline võib-olla kui Antslast tulime siin oma, et juhtumis oli värk oli nagu tore koht, aga lihtsalt on asu. Siia jõudsid kohale, täiesti teine elu. Ma ütlen, Eesti on lõpuks nii väike ja lõpuks jõudsime selle peremehega samal jutule. Oota, sa tunned seda meest ja ma tunnen ka seda meest, selle kasvuhoones ehitanud. Et selline Lõuna-Eesti elu, et vapustav. Et ma siin seda külaliste tuba, mis ma siin näitan, minul 1 voodi, operaatoril 1 voodi, väga ilus tegelikult, väga mõnus, kõik olemas, toolid aine, kapp, saame riided panna siia, kui on vaja üle riided, WC, dušinurk ja kõik on super hästi olemas, veitikas, siit saab timmida. Ikkagi mina hakkaks täitsa seemid asjad värgid. Siin maalid laua peal, operaator on ka veidi joonud, oleme ausad, tunnistame üles, käsi südamelt, oleme natuke võtnud täna. Külaliste maja peremees rääkis, Andrus Värnik käib siingi, jõudu tegemas, odat viskamas, kohalik mees vaata. Et kõva, see kogukond on siin väga-väga mõnus ikkagi. Et sellist energiapauk ongi vaja, et me teeks neid Eesti videos edasi. Et kuhu iganes me tuleme, te meid näete, tutvustage ennast, me tutvustame endeid. Lõime patsu, räägime asjad selgeks, tutvustage, mida vaja siin linnas teha ja me vaatame asjad ümber. Egas midagi, ütleme ausalt, me kohe magame läheme, teeme meestega all paar õlli, paar juttu veel ja hommikul on vara äratus, nii et näeme juba varahommikuses Antslas. Nagu tead, õhtu läks pikale, hommiku äratused ei töötanud hästi kui võimalik. Mis kell on? Kell on 5.23, ega aega väga polegi, parem ajama. Ütleme ausalt, Teed olid omad poisid. Täielikult omad poisid. Ma loodan, et tuksud väga agas. No lihtsalt mälestuseks võib-olla, et eile sai võetud. Seal ka mingid pitsid. Minu süü võib-olla mõni kuks. Ühesõnaga Veski külaliste maja, peremees, perenaine.
mina ja operaator täname teid ülimalt toreda õhtu eest. Teised külalised, kes te siit olite, nii-öelda püsiasunikud öeldi teie kohta, ehitate siin objektil ühte maja. Suurimad tänusõnad ka teile mõndade šottidest, jookidest. Meil oli ülitore õhtupoolik, ööpoolik. Meiega liigume edasi ja näeme juba järgmises linnas, kohas. Ilusat hommikut Eestimaa!